Minu käe all on Pentaxi uus objektiiv, mille numbrilisteks näitajateks on 150–450 mm ja ava 4,5–5,6. Kõigepealt siis objektiivist väliselt, ehk siis meil on siin varjuk, meil on suumirõngas, näiteks 150 mm peal on tema kõige laiem nurk, mis on siis selline tegelikult üsna mõõdukas teleobjektiiv, ehk siis laiu vaateid sellega tegelikult teha ei saa. Ja siis teine järgmine äärmus on meil 450 mm, mis on siis juba tegelikult täiesti korralik teleobjektiiv, millega saab juba päris kaugeid objekte pildistada. Seejärel on meil autofookusmoodul või teravustamise moodul, mis koosneb siis mitmetest lülititest ja nuppudest. Kindlasti üks fookusteemasid selle objektiivi puhul ja teravustamise rõngas ning teravustamisskaala meetrites kui jalgades. Ja väliselt otseselt midagi silma ei hakkagi peale tema suuruse, aga mis ongi siis kaks põhifookust on selle objektiivi teravus ja autofookusmoodul. Ja nendest kahest asjast me lähemalt räägimegi. Nagu öeldud, on selle objektiivi juures kõige uudsemaks ja põnevamaks osaks tema autofookusmoodul ehk siis teravustamismoodul. Koosneb see moodul siis mitmetest lülititest ja nuppudest ja need nuppud, nagu näete, on veel tegelikult ümber terve objektiivi. Ja nüüd räägimegi lähemalt, mis mida teeb. Kõige esimene ja kõige tähtsam kindlasti on teravustamise süsteem ehk siis manual focus, kõige lihtsam, käsitsi teravustamine. Siis see QFSM tähendab siis Quick Focusing System Manual, ehk siis manuaalne ehk käsitsi, tähendab tegelikult seda, et kui me käsitsi teravustame ja kohe peale seda vajutame päästiku nupuhoonest jälle, see autofookus ei rakendu. Seda peab muidugi kohe tegema praktiliselt. Ehk siis, kui me paneme käsitsi paika, ootame sekundi, siis autofookus rakendub. Kui me kohe teeme pilti, siis autofookus ei rakendu. QFSA tähendab aga seda, et igal juhul, ükskõik kuhu me käsitsi teravustame ja ükskõik kui lühikese aja jooksul, autofookus rakendub. Ehk siis see on selle kahe erinevus. Järgmine lüliti on meil siis autofookus piiraja, ehk siis kui kaugele teravustamine toimub. Full ehk siis täis ulatus tähendab siis seda, et teravustatakse kogu teravustamise vahemiku ulatuses ehk siis 2 meetrist kuni lõpmatuseni. Järgmine aste on 2 meetrit kuni 6 meetrit ja kolmas on siis 6 meetrit kuni lõpmatus. See on siis selle jaoks, et kui meil vaja ei ole, siis autofookus ei hakka üldse otsima lähemalt ega kaugemalt teravustamiskohta, ehk siis meie autofookus toimib kiiremini, ta ei käi kogu ulatust läbi, et otsida teravat kohta. Ja kolmandaks, mis on siis ilmselt kõige põnevam, on nii-öelda see preset mode ehk siis eelseadistatav teravustamine. Tähendab see seda siis, et kui meil on AF-i peal tavaliselt, siis autofookus toimib nagu autofookus, ehk siis see preset mode ei tööta. Nüüd preset mode tähendab seda, et meil on võimalik ära teravustada näiteks kuhugi, siis vajutame preset nupule, hetkega järgs käib piiks ja nüüd ükskõik kuhu me ei teravusta vahepeal. Nii, kui me ühele nendest 4 ülejäänud ümmargusest nupust vajutame, mis asub siis ümber objektiivi sellele või siis sellele, siis tegelikult autofookus läheb täpselt sinna, kuhu me salvestasime. Ehk siis meil on ette võimalik salvestada ära autofookuspunkt, vahepeal teravustada mujale, aga ühe nupule vajutusega oleme täpselt seal, kuhu me oleme salvestanud teravustamise punkti. Ja see ongi siis autofookusmoodul. Selleks, et teravust testida, võtsime endale kõige sobivama, kõige käepärasema subjekti, kelleks oli siis meie operaator Lauri ja tegin temast 2 portreevõtet. Ühe 150 mm juures ja teise 450 mm juures. Ja võib-olla ainult tundub niiviisi, aga vähemalt siin kaamera pealt vaadates tundub näiteks, et 450 mm peal on see objektiiv isegi teravam natukene veel kui 150 mm juures. Üldiselt siit ekraani pealt vaadates, arvutiekraani ma veel ei ole vaadanud, aga ekraani pealt vaadates võin ma selle teravusega tegelikult rahule jääda. Ja millega ma veel väga rahule jään, on teravustamise kiirus, sest kogu selle teravustamise ulatuses on ta tegelikult kiire ja konkreetne, ei edasi-tagasi saagima, vaid teravustab ära, teeb pildi ja see pilt tuleb terav. Selline siis Pentaxi 150–450 mm objektiiv. Mis on siis võtmesõnad? Zoom kindlasti, 150–450 mm, korralik telezoom objektiiv. Autofookusmoodul, nagu me nägime, väga peen, võimekas ja kasulik. Kindlasti see, et ta sobib täiskaadri ette ja ta on ilmastikukindel.
ehk siis need on sellised, ja kiire autofookus muidugi 5. Ehk need on sellised põhiiseloomustavad asjad selle objektiivi puhul ja loomulikult tasub seda objektiiviga ise proovida, katsuda ja ta saab fotoponti poodides teha.